Õnnetähe all ei tulnud vist ilma, seepärast paljustki pean jääma ilma. Mu elu praegune mind küll ei vääri, seepärast hinges mul vaid käärib. Ministri prouaks ma ju hästi passiks, mu mees mind hellitaks ja kutsuks kassiks. Me Viru varjetees nii tihti prassiks, et lööksid kadedus näost plassiks. Mu abikaasaks minult loa, mind kätel kanda. Ta tohiks olla mul elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sulist õnne anda. Mu korvi võiks ta kanda uhkelt piimapoes. Mu abikaasaks minult loa, mind kätel kanda. Ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sulist õnne anda. Mu korvi võiks ta kanda uhkelt piimapoes. Ma õnnetähe all ei tul vist ilma, seepärast paljustki pean jääma ilma. Mu elu praegune mind küll ei vääri, seepärast hinges mul vaid käärib. Ministri prouaks ma ju hästi passiks, mu mees mind hellitaks ja kutsuks kassiks. Me Viru varjetees nii tihti prassiks, et lööks teid kadedus näost plassiks. Mu abikaasaks minult loa, mind kätel kanda. Ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sulist õnne anda. Mu korvi võiks ta kanda uhkelt piimapoes. Mu abikaasaks minult loa, mind kätel kanda. Ta tohiks olla mul elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sulnist õnne anda. Mu korvi võiks ta kanda uhkelt piimapoes. Ole! Vot niimoodi mürts ja pauk ja särts ja midagi veelgi sinna juurde algas tänane saade, ehk siis Viimsi Viva Virtuaalklubi 6. saade. Saade on sündinud eriolukorra tõttu ja meil on seda eriolukorda jäänud veel siin mõned kümned tunnid, kuid sellegi poolest oleme hea meelega koos teiega ka järgnevatel neljapäevadel. Täna on 14. mai kuupäev ja tänases saates, mis on muide pühendatud meie Viimsi valla 101. sünnipäevale, nimelt on käimas praegu ju Viimsi valla sünnipäeva nädal. Tänases saates me kindlasti teeme juttu väga tublide Viimsi elanikega, samuti mängime mõnusalt nostalgilisi rütme nostalgiakitarri keeltel, ehk siis tuletame meelde, mille poolest oli Viimsi omal ajal vaatajad 1/5 maailma maismaa osa üks tähtsamaid ettevõtteid. Kindlasti räägime ka noortega ja jagame ka auhindu. Mina olen Erki Sarapuu, alustame saadet ja daamid ja härrad, mul on hea meel paluda nüüd meie stuudio vahendusel, ehk siis kõrvalstuudiost läbi videosilla meie vallavanemat Illar Lemettit tervitama teid Viimsi sünnipäeva puhul. Head viimsilased, meie vald sai esmaspäeval 101-aastaseks. Palju õnne Viimsi vallale ja meile kõigile. Vald on küll 101-aastane, aga loomulikult on siin elatud ja tegutsetud kauem, lausa aastatuhandeid. Nii et on, mida ajaloost meenutada ja esile tuua ning loomulikult on ka seda, mida tulevikult oodata. Kehtiv eriolukord on jätnud jälje ka valla sünnipäeva tähistamisele. Eelmisel aastal tähistati sünnipäeva rahvapeoga, sel aastal peame valdavalt piirduma virtuaalmaailma pakutavate võimalustega. Kui Viimsi vald loodi, elas selle esialgsel territooriumil 1256 inimest. Hiljem on kasvanud nii valla pindala kui ka elanike arv ja tänase päeva seisuga on valda registreeritud ligikaudu 21 000 elanikku.
Kindlasti väärib esiletoomist, et vallas on sel aastal sündinud juba 85 uut ilmakodanikku. Mida on vallas möödunud aasta jooksul tehtud? Möödunud aastasse jäid mitmed valla jaoks olulised sündmused. Kindlasti väärib esiletoomist Viimsi raamatukogu ja noortekeskuse kolimine uutesse ruumidesse. Head meelt teeb, et 100. sünnipäeva tähistava raamatukogu lugejate arv on tänu sellele rekordiliselt kasvanud. Juurde on tulnud pea 4000 uut lugejat. Rannapere pansionaat sai 45-aastaseks. Eakatele avati kingituseks uuenduskuuri läbinud sisehoov, mis on täis nii silmailu kui istumis- ja jalutamisvõimalusi. Lastele mõeldes on ehitatud uusi mänguväljakuid. Rekonstrueeriti Reinu ja Vehemaa teed. Neist esimene oli valla mahukaim teetöö läbi ajaloo. Tänu Euroopa Liidu toetusele sai LED-valgustuse 10 kilomeetrit vallateid. Lõppesid Naissaare sadama rekonstrueerimistööd. Lisaks toimus soojatrasside rekonstrueerimine. Lõpule jõudsid kiire internetivõrgu arendustööd ja ehitati uue disainiga bussijoote paviljone. Pilku püüdvad lillepeenrad ja amplid on pälvinud paljude viimsilaste tunnustuse. Suur tänu kõigile, kes on nende projektide elluviimisse oma panuse andnud. Kuidas oleme hakkama saanud eriolukorra ajal? Loomulikult ei ole ka Viimsi vald eriolukorra mõjudest puutumata jäänud. Ettevõtlus on piirangute tõttu kannatanud. Paljude inimeste majanduslik olukord on halvenenud ja ka töö kaotanuid on juurde tulnud. Hea meel on aga tõdeda, et viimsilaste ettevõtlik vaim ei ole kuhugi kadunud ja praegune olukord on näidanud, et raskes olukorras ei muretseta mitte ainult enda, vaid ka kogukonna teiste liikmete toimetuleku pärast. Kogukonna tunne on kindlasti suurenenud ja koostegemise vaimust on kantud näiteks mitmed ettepanekud, mis esitati ettevõtluskeskkonna parendamisele suunatud digihäkatoni käigus. Head viimsilased, soovin tunnustada kogu kooliperet, nii õpetajaid, lapsi kui ka lapsevanemaid. Te olete distantsõppega väga hästi toime tulnud. Suur tänu valla sotsiaalvaldkonna inimestele. Tähelepanu on pööratud kõigile abivajajatele. Riskirühmadesse kuuluvad inimesed on olnud hoitud. Soovin tänada kolleege vallavalitsuses. Eriolukord on paljudele teist tööd juurde toonud, aga olete väga hästi hakkama saanud. Mida on oodata valla 102. eluaastalt? Loodame, et igapäevane elurütm taastub võimalikult kiiresti. Kohe on ees ootamas koolide lõpetamine. Põhikooli lõpetajaid on meie vallas sel aastal 209 ja gümnaasiumi lõpetajaid 98. Palju edu teile kõigile. Üheks suuremaks ettevõtmiseks saab kindlasti olema digikooli projekti elluviimine. Selle eesmärk koos muude haridusvaldkonna edendamiseks kavandatavate tegevustega on väga selge. Õppides Viimsi koolides peab lastel olema võimalus saada parim haridus maailmas. Kindlasti pöörame eeloleval aastal suurt tähelepanu ettevõtluskeskkonna edendamisele vallas. Koostöö ettevõtlussektoriga saab olema üheks prioriteediks. Jätkame erinevate investeeringute ja projektide, mis parandavad elukeskkonda nii saartel kui ka kõigis teistes külades ja alevikes elluviimist. Jätkame projektidega, mis peavad valla poolt osutatavad teenused muutma veelgi kliendisõbralikumaks ja vallavalitsuse töö võimalikult efektiivseks. Astume täiendavaid samme ka selleks, et kõiki vallaelanike vallas toimuvaga võimalikult hästi kursis hoida. Soovin kinnitada, et koos saame kindlasti üle võimalikest ees ootavatest raskustest. Viimsi vallal on piisavalt võimalusi, et aidata kõige nõrgemaid. Lubame, et abivajajaid ei jäeta tähelepanuta. Head viimsilased, olen isiklikult tänulik võimaluse eest töötada Viimsi vallavanemana ja võimaluse eest panustada Viimsi arengusse.
Viimsi on imeline koht Eestimaal, kus saavad kokku hea asukoht, meri, saared, ilus loodus ja toredad inimesed. Viimsi vallal on sünnipäev. Mida vallale kinkida? Teen ettepaneku kinkida vallale aasta ja võimalusel pikengi periood, mille jooksul me räägiksime vallas toimuvast peaasjalikult head ja märkaksime kõike seda, mis on Viimsis ilusad. Ja ilusad ning head on Viimsis palju. Aitäh, härra Illar Lemetti, ehk siis Viimsi vallavanem. Nimelt tuletan meelde, et meil on käimas jätkuvalt Viimsi 101. sünnipäeva nädal ja esmakordselt Viimsi ajaloos jagatakse alates käesolevast aastast siis ka aasta tegijatele selliseid tunnustusi ja ka preemiaid ning ongi aeg hakata pihta selle tähtsa tseremooniaga ning esimene auhind, mis siis sellel aastal esmakordselt välja antakse, ongi Viimsi aastaküla. Mul on hea meel teada anda, et Viimsi aastaküla on Metsakasti küla. Annan valla poolt üle aastaküla tunnistuse, millega kaasneb ka rahaline auhind 1000 eurot. Saadame siit otse saatest parimale külale ka iluõunapuu istiku. Palju õnne! Ja nüüd, kui oleme teada saanud, milline küla siis käesoleval aastal on valitud Viimsi külaks, ehk siis esmakordne Viimsi küla tiitel ja meil on hea meel otse eetris võtta ühendust Metsakasti külaseltsi juhatuse liikme Kaia-Leena Pinoga. Tere, Kaia! Tere! Igal juhul veel kord palju õnne selle tähtsa auhinna puhul saamisel ja auhinna saamise puhul. Ja tahtsimegi uurida võib-olla nende inimeste jaoks, kes ei ole väga Metsakasti küla tegevustega kursis, et võib-olla siis paari sõnaga räägid, et mis külaga tegemist on? Metsakasti on selline väiksemapoolne, vaikne, tore roheline küla, kus on hästi palju toredaid inimesi ja väga tore selline aktiivsem inimeste tuumik on tekkinud, kes toimetavad ja tulevad ise toredate ideede ja mõtetega välja ja löövad kõiges rõõmuga kaasa. Nii et selline hea koht, kus elada, mis tuli välja ka Viimsi rahulolu küsitlusest, kus metsakastikad olid kõige enam oma siinse eluoluga tegelikult rahul, nagu tuleb välja. No nagu ma saan aru, siis teie külas käibki kogu aeg üks selline pidu ja pillerkaar ja kõigil on väga mõnus lõbus olla ja koostöös tehakse siis erinevaid toredaid asju. Mida täpsemalt võib-olla räägid siis paari sõnaga ka sellest, et tood mõned näited, mis on nüüd võib-olla kõige säravamad Metsakasti küla ühistoimingud? No meil võib-olla suur rõhk ongi sellistel ühisüritustel meie külaplatsil, kuhu on tegelikult oodatud ka kõik muud viimsikad ja lähikandi rahvas, et viimatised asjad, võib-olla mis nüüd käima on läinud, on Metsakasti Ott, kus otsetootjalt tarbijale kaubatund, mis toimub korra kuus ja kus saab head kodumaist toidukraami ja siis nüüd kohe ootab ees meid kevadine taimede müük, mis muidu meil on ka selline suurem laada moodi üritus olnud, kus on ka rohevahetus ja toitlustus ja muud asjad juures, aga see aasta siis nendest keerulistest oludest tingituna piirdume ainult taimede müügiga ja muud lõbustused jäävad järgmiseks aastaks. Ja vaieldamatult aasta tippsündmus on meie külapäev, mis toimub augustis ja viimaste uudiste valguses tundub, et seda saab ehk ka see aasta ikkagi korraldada, kui on lubatud kuni 1000 inimesega kogunemised, et siis meil on pöidlad peos. Aastavahetus ja jõulukuusked ära saatmine ja sügisene mahla pressimine, nii et neid üritusi tegevusi meil jagub. No tõepoolest jah, kui 1000 inimesega üritused saavad olema lubatud siin lähipäevadel loodetavasti, siis teie külas on elanikke 763, et nii mõnigi külanine võib isegi tulla kaema seda külapäeva. Aga rääkides teile külapäevast, siis näiteks 2018. aastal küpsetati teie külapäeva tarbeks Viimsi pikim küpsisetort, õigemini pandi kokku ja see oli siis 4 meetrit ja 5 sentimeetrit pikk. Et kas oskad sa praegu juba võib-olla natukene sellist põnevust õhku tekitada ja öelda, et milline oleks sellel aastal selline tore nüanss selle külapäeva juures? No me tegelikult ootame väga, et keegi meie rekordi purustaks, mõni teine küla, et meil tõuseks ka motivatsioon teha veel uhkem ja veel suurem tort.
et siiamaani seda kinnast üles ei ole korjanud, nii et siinkohal üleskutse Viimsi külad. Võtke ja tehke ära ja näidake meile, et te suudate paremini kui meie. Metsakasti külal on ju tegelikult olemas ka oma ajaleht, Metsakasti Teataja, et kuidas see ajaleht sünnib ja milliseid teemasid seal kajastatakse? Meil on, ta on nii tavaliselt kuskil 2 korda aastas paberkandjal ja muidu läbi meililisti. Ja eks ta sündis tegelikult sellest, et ongi palju sellist infot, mida tahaks jagada ka selle kogukonnaga, kes võib-olla veebis niivõrd palju ei ole. Ja ühtlasi kaasata tegelikult ka venekeelset elanikkonda. Ta on meil paberlehena 2-keelne. Ja tegelikult see on meie kogukonda ikkagi väga palju ühendanud. Just venekeelse kogukonna ka kaasanud ja seetõttu on nemad hakanud tegelikult palju parema meelega ka eesti keeles ja eestimeelsena ja eesti rahvaga suhtlema. Aga jah, põhiliselt on seal siis info tulevaste ürituste kohta, teinekord, kui on mingid päevakajalised prügiveo teemad, mingid muud üleskutsed, mis vajavad informeerimist või kas või kui siin oli veetorude või kanalisatsioonitorude vedamine või Telia info, et siis see oli hea kanal, kus kaudu jõuda tegelikult kõigi elanikeni. Ja Kaia-Leena, enne seda, kui ma nüüd ametlikult annan selle teile auhinnaks toodud siia sellise uhke õunapuu, küsin su käest ka viimase küsimuse. Ja nimelt, mis sina arvad, et mis teeb ühest külast kogukonna, mille üle igaüks on uhke ja kus tahetakse siis tõepoolest kaasa lüüa, aidata ja ka panustada? No eks inimesed teevadki see, kui inimesed tunnevad üksteist, kui inimesed suhtlevad üksteisega, et tihtipeale tänapäeval kipub olema see, et inimeste elukoht on ainult nii-öelda see koht, kus puhata oma tööst ja kus magada ja nädalavahetusel kust ära põgeneda. Et meie püüame igatpidi seda vastupidiseks muuta, et naaber tunneks naabrit ja tänaval teaks, kellele tere öelda ja lehvitada ja et lapsed oma vahel suhtleks. Et ma arvan, et selles kõiges see võti peitubki. Aitäh ja veel kord palju õnne Viimsi aasta küla Metsakasti ja ühtlasi ka tervitame veel kord tänast intervjueeritavat, kelleks oli siis külaseltsi juhatuse liige Kaia-Leena Pino. Ja, aitäh! Kui on meri hülgehall ja sind ründama suur hall. Kui on meri hülgehall ja sind ründamas on suur hall, nõnda hea on mõelda siis, et kuskil rannaliiv ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliiv ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Seal, kus vana kaev on, kriiksuva ja värav on. Seal, kus vana kaev on, kriiksuva ja värav on. Akna taga õhtu eel vaatan mere poole veel ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliiv ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Kui on meri hülgehall ja sind ründama suur hall. Kui on meri
ja sind ründamas on suur hall. Nõnda hea on mõelda siis, et kuskil rannaliiv ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliiv ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Taaskord suurimad tänud tänasele muusikalise kaassaatejuhile ehk siis põline viimsikas Hanna-Liina Võsa. Kuulates tema laule, äkki alati tunne, et tahaks olla tema laps, et tema laulaks õhtuti ja miks mitte ka hommikuti toredaid virgutavaid laule. Hanna-Liina kindlasti rõõmustab meie vaatajaid tänases saates veel põnevate lugudega ja tuletan meelde, et kuna meil on käimas ikkagi Viimsi 101. sünnipäeva nädal, siis ka tänane saade on pühendatud just nimelt sellele tähtsale üritusele. Ja nagu juba saate alguses näha võisite, siis jagame täna ka erinevaid tunnustusi. Kui Metsakasti sai endale siis Viimsi aastaküla tiitli, siis nüüd on aeg teada saada, kes on Viimsi aasta perekond. Nüüd on mul hea meel teada anda, et Viimsi aasta pere on perekond Tuulased. Viktoria ja Tõnu Tuulas Miiduranna külast. Anname perele üle aastapere tunnistuse ja kaasneva rahalise preemia 500 €. Palju õnne! Ja kui meil on sellised inimesed, selline perekond Viimsis nagu perekond Tuulas, kallis Viktoria ja ma arvan, veel kallim Tõnu on ka kuskil, siis ega see päike pimedaga meid ei morjenda. Aitäh, et te olemas olete, aitäh, et te Viimsis olete. Viimsi rannaklubi nimel, siis Lions klubi nimel õnnitleda Viimsi aasta pere. Esimest korda me selle asja ette võtsime ja ma arvan, te olete kõigile eeskujuks ja see aasta on keskkonnaaasta, nii et palju häid keskkonnategusid teile ja siis andke seda kõik edasi ka teistele ja inspireerige. Suur tänu. Elagu Viimsi aasta pere, perekond Tuulas. Ja natuke ka Lions liikumisest, et rohkem teada saada. Ja head lugemist teile. Ja meil on väga suur au üle anda teile see Viimsi aasta pere tiitel. On ju elu elatud, eks, ja on ka tunnustatud ja nii edasi, aga vaata see tunnustus on nagu väga eriline ja vaata tegelikult seda kohalikku tunnustust ära teenida. Et minu meelest seda on hästi raske tegelikult. Et kui nagu see kohalik või ütleme naabri või küla tunnustus tuleb, siis see on tegelikult vaata kõige suurem. Mina Viimsi vallavalitsuse poolt siis peale seda imelised kõned, mis ma teil seal vihma käes pidasin. Soovin ka lilled teile üle anda, kallid Viktoria ja Tõnu. Viimsis ja ma arvan üleüldse meile kõigile on vaja inimesi, kes meid inspireerivad, kes meid innustavad olema natukene paremad kui eile. Kuidas te oskate ennast väärtustada, kuidas te oskate üksteist väärtustada sellisesse kõrgesse kooselu ikka jõuavad ainult need, kes tõeliselt oskavad üksteist väärtustada, tunnustada, motiveerida, armastada igas hetkes. Siiras rõõm ja kõik, mis ma soovin teile Viimsi vallavalitsuse poolt kindlasti. Ja need lilled siis olgu ka teile veel suuremaks kui üksteisel olete. No nii, nüüd me nägime siis, kuidas perekond Tuulas oma auhinna kätte sai, aga tegelikult see oli kõigest teavitamine neid sellest, et nad on aasta pereks valitud, sest et lisaks ootab neid ju näiteks uhke rodo, mille tagant on väga vahva piiluda siin ja loomulikult, nagu härra Lemeiti poolt juba välja öeldud, sai ka rahaline preemia. Aga meil on nüüd otseühendus perekond Tuulasega, ehk siis tere õhtust, head Viktoria ja Tõnu! Tere! Noh, noored, rääkige, mis tunned teid valdavad? Kas tuli üllatusena, et teid valiti aasta perekonnaks?
Ja see oli väga-väga suur üllatus, sellepärast et Viimsis elab väga-väga palju toredaid perekondi. no võib-olla küsiks teie käest ka siis, et võib-olla selline kerge saladusaloori kergitamine, et mis on see, mis teeb ühest perekonnast valla parima aasta perekonna? Ma ei tea, võib-olla see, et me ikka meeldime üksteisele. No ilmselt Väga vahva. väga sai siin, kuna seoses keskkonnaastaga sai väga palju sellel keskkonna teemal tegutsetud ja Victoria oli hästi aktiivne siin kõigil nendel üritustel ja see oli kindlasti üks selline hoob. No räägimegi võib-olla nüüd natukene täpsemalt Victoria tegemistest, et ei ole ju saladus see, et Victoria, te olete olnud 22 aastat diplomaadina tööl erinevates maailma suurlinnades, nagu näiteks toote mõne näite järsku. No viimane lähetus oli Euroopa 4. metropolis ehk Peterburis. Ja nüüd olete rõõmsalt tagasi kodus meie nunnus armsas Viimsis. Järsku oskate rääkida siis, mille poolest on Viimsis parem elada kui suures metropolis ja mille poolest see elu meil siin erineb siis nendest maailma suurlinnadest? No Viimsiga on niimoodi, et terve selle 22 aasta jooksul oligi see Viimsi valu ehk kõige suurem, et kui sa oled kodunt ära, kui on imeilus kevad, kui on imeilus suvi, siis suurlinnas olla ei ole tore, eriti veel teades, et sul on kodu imearmsas Miidurannas mere ääres. Ja see oli, ütleme, nende välislähetuste puhul kõige valusam. Ja kui sa tutvustad seda, et kust sa siis pärit oled, ja ma rääkisin, et ma olen pärit külast ja kui need väliskülalised siis siia sellesse muinasjutulisse külla saabusid, siis nad ütlesid, et ahah, et see on siis nüüd teie küla. Ja tegelikult see unistus ja see muinasjutt on eriti suurem, kui sa jälgid kõik kõrvalt seisjana. Ja kui ma lõpuks siia koju maandusin, siis oma suureks õnneks tegelikult see muinasjutt ja ilu, kui sul on aega seda märgata, see on tõesti kõik olemas ja see pole kuhugi kadunud. Ja tegelikult, Victoria, teid ju tuntakse ka kui Viimsi veini eestvedaja, et mis asi see siis on, et kas teil siis kodus seisavad mingisugused potškad, asi mulksub kogu aeg või millest me räägime ikkagi just nimelt Viimsi veini näol, mis on teiega seotud? No kodus pulksub ka, igas Miiduranna kodus midagi pulksub, aga vein on tegelikult Viimsi ettevõtlik inimeste network, et väga kaua on otsitud seda formaati, kuidas Viimsi ettevõtlikud inimesed ühe mütsi alla tuua. Nüüd see formaat on leitud, on olemas vahvad inimesed, see vein on tööle läinud. Viimasel veini kohtumisel olid ka meie valla inimesed kohal ja me ootame neid ka edaspidi loomulikult. Ja mis meil veel puudu on tegelikult selline multifunktsionaalne lihtsalt hallatav platvorm, mis tooks siis kõik need aktiivsed inimesed ühte inforuumi. Et esitasime selle idee ka Viimsi häkile ja ma loodan, et selline platvorm tegelikult siis tekib ja meil on lihtsam omavahel tutvuda, kokku saada ja seda Viimsi elu siis ägedaks teha. No kindlasti me saame selle platvormi valmis ja Viimsi vein läheb veelgi rariteetsemaks. Aga tuleme nüüd ka Tõnu juurde. Tõnu, teil on olnud võimalus siis, olles igapäevaselt vandeadvokaat, aga siis selle aja jooksul, mis on veedetud koos oma kauni abikaasaga, aega ka enda jaoks leida ja olete endas avastanud ka kunstniku. Järsku räägite natukene täpsemalt ka sellest. No see kunstniku avastamine tegelikult leidiski aset selles välislähetuses, kui me pere elas Soomes. Nii et seal lihtsalt ühel Eesti saatkonna õhtusel üritusel minu väga hea sõber, kes on kunstiõpetaja, käis välja sellise idee, et miks mitte proovida siis pintsel kätte võtta ja minna näiteks loodusesse, teha maalilaagreid ja nii edasi ja siis me kuidagi
noh, esimese hooga ikkagi kohmetud, et kui viimane kord pintsel käes oli võib-olla kusagil seal algklassis näiteks, et ma ei oska joonistada ja siis sõber Riika ütles, et kuule, et mida sa enne tegid, kas sa hakkasid joonistama või kirjutama. Siis sellest tuligi see esimene lihtne samm. Ja kui ta veel esimese maalialaagri mõttena käis välja veel, et tuleks maalida, et hakkame maalima nagu tunnet, siis ma algul ka muidugi ei saanud aru, et millest ta räägib, aga kui maalilaager oli läbi, siis sain väga hästi aru, et mis on nagu siis selle maalimise kui ühe kunstiliigi võlud. Ja sealt 2006. aastast siis sai nagu ära võlutud ja ma olen nüüd ikka niimoodi jõudsalt iga aasta umbes 10 pilti ikkagi maalinud umbes ja jõudnud oma stiili juurde täitsa ja ma usun, et mul on omad fännid juba olemas ja põhine see, et endale meeldib ja see aitab. See on väga selline, ütleme, argistest muredest eemale juhtiv tegevus ja meditatiivne tegevus. No tegelikult mul on olemas ka informatsioon, et ei ole mitte hea ainult pintsliga, vaid tegelikult oskate päris hästi läbi käia ka erinevate toiduvalmistamisriistadega ja väidetavalt on nii mõnigi Eesti tippkokk palganud eradetektiivid, et välja uurida, milles peitub teie teatud roogade, eriti näiteks siiakala retsept. Järsku säästate nüüd natukene võib-olla nii-öelda eradetektiivide tööd ja räägite natukene täpsemalt siis, et kuidas te siis ikkagi valmistate oma hõrgutavaid roogasid? No siiakalaga on esiteks selline lugu, et siiakala kohta on selline väga hea ütlus, et siiakala on armastuse ekvivalent. Aga nii siia kui ka teiste selliste õrnsoolatavate kalade puhul hakkasin mina kasutama selle õrnsoola puhul, mis on siis soola ja suhkrusegu vahekorras 1:3, ka erinevaid vürtse ja päris julgelt. Ja näiteks üks selline vürts on tegelikult taim, mis kasvab ka meil nagu Eestis põlisena on nõmmeliivatee. Tegelikult kokanduses on see tüümen ja ma hakkasin siis kasutama õrnsoola vürtsi siia puhul ka tüümenit väga julgelt ja ka teiste õrnsoola kalade puhul on tüümen see, mis sobib väga hästi ja ka roseepipart näiteks. Ja siis siin, kui meil suvel oli Viimsi kohvikute päev ja olid siin meie kodukohvikus nii mõnigi tippkokk käis külas, siis üks nendest ütles küll, et vot selle ma pean su käest ikkagi ära varastama. Nii et ega seal midagi keerulist ei ole, aga lõpuks on ikkagi see, et igal kokal on oma selline käekiri või mingi selline salanipp. Et ega ma neid kõiki nippe siin muidugi ei avalda, et on teine kord olnud niimoodi, et ütlen retsepti või kirjutan või saadan ja siis inimene teeb selle valmis ja kuidagi väga pettunud, et miks ei tulnud selline välja, nagu sina teed. No eks seda hinge pannakse toidu tegemisse tõepoolest siis erinevat moodi erinevate inimeste poolt. Igal juhul aitäh teile selle vahva intervjuu eest ja veel kord palju õnne Viimsi aasta perekond ehk siis Viktoria Tõnu Tuulas ja selle rodo me nüüd saadame teile koos preemia rahadega tänase saate lõpus ka ilusti koju. Meiega lähme saatega edasi ja meil on veel päris mitmeid põnevaid tunnustusi. Kindlasti tunnustame kõiki vaatajaid, kes on meiega olnud viimase 6 nädala vältel. Nimelt meil on ju praegu 6. saade käimas. Ja tegelikult üks päris selline viimsikate poolt väga hästi vastu võetud tegevus on ka mälumängu mängimine. Ja kui tavaliselt mängu etappidel on saalis korraga 150 ja enam inimest, siis teadupärast kehtiv eriolukord on paraku seadnud piirangud ja kui tavaliselt näiteks kestab mälumängu hooaeg 5 erinevast mänguõhtust, siis seekord olime sunnitud selle hooaja tegema pisut lühemalt. Kuid sellegipoolest saime välja selgitada, kes on need kõige tublimad mälumängurid. Ja meil on hea meel soovida õnne Viimsi mälumängusarja üldvõitjale. See on võistkond Tempo, kes saavutas 175 punkti ja võistkonda kuulusid siis Taivo Rist, Marti Suurorg, Rene Stamberg ja Taave Tuutma. Tempo üldvõit on igati teenitud, sest et 4 mängust võeti lausa 3 ja 1 mängu võitis Tammneeme. 160 punktiga saavutas teise koha võistkond Mähe, koosseisus Lauri Randma, Mauri Randma, Ragnar Luts ja Erik Vest ning neist vaid 1 punktiga jäi maha võistkond Muuga, koosseisus Kaarel Allemann, Sandri Laurand, Juhan Peerandi ja Andreus Pihel. Esikuueku lõpetasid Ränirahnud, nimeline võistkond 154 punktiga. Lisaküsimus, palun, selline siis entusiastlik võistkonna nimi 152 punktiga ja Tammneeme
olgugi, et suutis ühe etapi kinni panna, pidi leppima seekord siis 151 punktise skooriga. Kokku osales Viimsi mälumängusarjas sellel hooajal 34 võistkonda ja Andrese mälumängud koos Viimsi vallaga tänavad kõiki osalejaid ja toetajaid, ehk siis Haabneme kooli võõrustamise ning loovustuba kohvipauside korraldamise eest. Ja tegelikult on meil toimunud ju siin ka Viimsi häkk, nimeline selline interaktiivne virtuaalne häkaton ja selle Viimsi häki esmakordse Viimsi häki raames laekus ühtekokku 16 ideed ja nagu juba kuulda võisime, siis need ideed olid väga põnevad. Tänases saates ootab meid ees veel jutuajamine noorte esindajaga, samuti nagu juba saate alguses välja reklaamitud sai, siis tasub kindlasti oodata ka saate lõpupoole meieni jõudvat väga põnevat ja miks mitte ka sellist mõnusalt nostalgiast pakatavat jutuajamist Rannarahva muuseumi juhatajaga sellest, mille poolest oli siis kuulus ikkagi Kiirovi kalurikolhoos. Aga praegu, daamid ja härrad, väike muusikaline vahepala ja teile esineb taaskord Hanna-Liina Võsa. Suurlinnast lahkusin murede pärast, ei puudu mul kahetsusraas. Nüüd loodan seistes siin tuledes äras, et hea ja kaunis aeg võiks leida mind nüüd taas. Hello, Dolly, oh hello, Dolly, olen rõõmus, et sind jälle kohtan ma. Näed välja hea, Dolly, küllap tean, Dolly, aeg on läinud, kuid on käinud sinust mööda, ta on naerud täis maja sama laul. Kajab on ju elu nagu nooruspäevil hoos ja kõik, mis siis oli, nüüdki on alles meis. Dolly, aastate pärast hea on olla koos. Hello, Dolly, oh hello, Dolly, olen rõõmus, et sind jälle kohtan ma. Näed välja hea, Dolly, küllap tean, Dolly, aeg on läinud, kuid on käinud sinust mööda, ta on naerud täis maja sama laul. Kajab on ju elu nagu nooruspäevil hoos ja kõik, mis siis oli, nüüdki on alles meis. Dolly, aastate pärast olla koos, aastate pärast olla koos, aastate pärast hea on olla koos. Aitäh veel kord Hanna-Liina Võsale, põline viimsikas ja tema kindlasti meile esitab veel täna oma muusikalist loomingut ja juba mõne hetke pärast saame ka Hanna-Liinaga natukene juttu puhuda. Aga enne veel, kui jõuame Hanna-Liina nii-öelda jutuvestmise juurde, saame võtta nüüd ühendust meie järjekordse saate külalisega ja kui juba lubatud sai, et räägime täna noortest ja noortega, siis ongi aeg nüüd tervitada meil teisel pool videosilda ja kedagi muud kui Viimsi noorte volikogu mentorit ehk siis Kertu Osad. Tere, Kertu! Tere! Ma loodan, et Tere Kertu nimeline laul on ka sinu lemmikute hulka kuuluv laul. Aga ei tahtnud ma tegelikult sinuga praegu rääkida mitte laulmisest, vaid hoopistükkis räägi meile, Kertu, kuidas on noored hakkama saanud praeguses eriolukorras, mis on nüüd viimased 1,5 kuud meil siin kestnud, kui mitte rohkem isegi natukene. Ja kuidas sulle tundub, et kuidas on see mõjunud neile? Ma ütleks, et noored on saanud väga hästi hakkama. Väga paljud on leidnud endale uusi tegevusi, millega sisustada oma vaba aega. Et kuna paindlikum kooliaeg on andnud rohkem aega teiste asjadega tegelemiseks, siis on leitud väga palju uusi hobisid. On õpitud oma aega paremini planeerima ja üldiselt on siuke positiivne meelestatus selle suhtes, et sul on nagu ikkagi natukene rohkem võimalik ise otsustada selle üle, mida sa teha saad.
muidugi on ka keerulisi asju olnud, et mingid asjad on natukene raskemalt mõistetavad niimoodi videosilla vahetusel ja muidugi on ka hästi suur igatsus oma sõprade vastu. No sa rääkisid juba meile ka selle kohta, et tänu sellele e-õppele ja sellele aja nagu nii-öelda efektiivsemale kasutamisele on noored enda jaoks avastanud ka uusi hobisid, et kas me võime nüüd järsku mõne näite ka sinu käest paluda, et millised on võib-olla need põnevamad hobid, mida võib-olla siis vanemad inimesed ei eeldaks, et noored võiks enda jaoks avastada? Minu arust on üks nagu siuke hästi ootamatu hobi leiva küpsetamine. Et väga paljud minu sõpruskonnast on hakanud leiba küpsetama, kas siis oma emaga koos, vanaemaga koos või isegi üksinda. Et jah, siuke huvitav nagu pöördumine tagasi juurte poole, et kes on hakanud õmblema, tikkima. Et jah, pusled, kõike. Vaata, me elamegi praegu päris põneval ajal, et ühest küljest nagu selline tulevikutehnoloogia pressib peale, võimaldab lastel ja noortel nüüd siis veeta rohkem aega kodus, on ju, et e-õpped ja kõik muud asjad. Ja teisalt, nagu sa ütlesid, siis noored nagu tahavad ikkagi nagu juurte juurde tagasi tulla. Et kuidas sulle tundub, et kuidas tänapäeval noored nagu suudavad nagu seda tasakaalu saavutada, et kas me peamegi nüüd arvestama sellega, et tulevikus käiakse vähem koos, tehakse vähem ühiseid ettevõtmisi nii-öelda füüsiliselt ja kõik nagu suhtlus võibki kolida nagu internetti, ehk siis igaüks istub oma toas teki all ja kogu aeg näpud käivad, et trükkida oma sõpradega mingisuguseid asju. Minul sellist kartust ei oleks, et see eriolukord on näidanud ka seda, et see päevad läbi arvutidega istumine on väga kurnav. Noored on tõsiselt väsinud sellest, et kui on mingi lisakohustus, mida peaks tegema niimoodi arvutidega, siis on juba see, et jätame ära, või kas midagi muud moodi ei saaks, et saame keset tänavat või parklat kokku, kas või midagi sükest. Et see näost näkku kohtumine on aina olulisemaks muutumas minu arust ja ikkagi tahetakse ka füüsiliselt üksteist näha ja kallistada ja jah. Nii et selliste vanemate skeptikute arvamus, et noored on hukas ja enam ei viitsi isegi õues käia, et see ei pea paika. Et ikkagi noored on jätkuvalt täpselt samasugused inimesed, nagu kõik need skeptikud olid ise omal ajal, siis kui nad noored olid. Aga ma küsiks just, noored on alati olnud hukas. Noored on alati olnud hukas. See mulle kui lapsevanemale praegu kõlab küll päris ähvardavalt, aga okei. Aga tegelikult tahtsin sinu käest, Kertu, küsida veel ka seda, et kuidas teile noortele näib Viimsi ja miks mitte siis lisaks Viimsile Eesti ja terve maailma tulevik näiteks 10, 25 ja 50 aasta pärast? See on hea küsimus. 10 aasta pärast, eks paistab muidugi, kuhu meie maailm võib edasi minna, aga Viimsi suhtes ma tahaks loota, et meie kogukond on ikka veel selline ühtne ja et meil on aktiivne kogukond, kes nagu päriselt tahab olla kaasatud ja kaasa rääkida. Siin hulgas ka saared, et mida samuti on nagu näha olnud siin viimastel aegadel, et need nii-öelda natukene eraldi seisvad piirkonnad siiski tahavad väga kuuluda suuremasse punti. Et siuke kõigi kaasamine on hästi oluline. Mis järgmine oli? 25 aasta pärast. Just. 25. Võiks loota, et jällegi Viimsi perspektiivis vaadates, et meil on see looduslähedus, mida me kõik väärtustame siin. Et minul on meri on 2 minuti kaugusel ja mets on 3 minuti kaugusel, mõlemad jalutuskäigult. Et loodetavasti seni ka jääb. Ja samuti, kui varem enne räägiti sellest Viimsi häkist ja aktiivsetest viimsilastest, siis miks mitte ei võiks meie kodukoht muutuda nii-öelda ettevõtluse ja startupide südameks, kus siis tullakse lagedale väga põnevate ja uudsete ideedega. Aitäh, see oli tõepoolest, ütleme siis niimoodi, et kui sa ennist ütlesid, et noored on alati hukas, siis hetkel sa oma hüpoteesi lükkasid täielikult ümber. Noorus ei ole hukas, kallis televaataja.
See oli Viimsi noorte volikogu mentor Kertu Osa. Nüüd on aga aeg liikuda meil oma saatega ja ka kaameraga siia kõrvalruumi, ehk siis nüüd saame rääkida natukene ka Hanna-Liina Võsa tegemistes. Tere, Hanna-Liina! Tere õhtust! Väga omapärane on niimoodi teha saadet, et me nagu oleksime koos, aga teisalt nagu ei näe teineteist. Et kuidas sulle tundub? Mulle tundub väga uudne selline situatsioon. Ma pole mitte kunagi niimoodi teinud intervjuud. No vaata, räägitakse, et ei ole halba ilma head, ehk siis kui poleks meil seda eriolukorda ja seda koroonakriisi, siis tõenäoliselt võib-olla me ei olekski saanud, alustame sellest, et me oleks võib-olla saanud teha Viimsi Viva virtuaalklubi saadet ja ei oleks võib-olla saanud ka testida nii-öelda tänapäeva tehnika võimekust. Jah, tegelikult kui ma sind tänaval näeksin, siis ma ei teaks, milline sa oled, sest et ma ei ole sind näinud selle saate jooksul mitte kordagi. No vot, nüüd sa siis tead. Aga räägime natukene ka sinu tegemistes, Hanna-Liina, et kuidas on see eriolukord ja kõik see, mis sellega kaasneb, mõjutanud sinu igapäevatoiming nüüd? No see on päris palju mõjutanud. Kõik minu nii-öelda avalikud esinemised on ära jäänud. Etendus West Side Story, mis pidi siis Estonias toimuma, see ka jääb ära. Nii et suuremad ülesastumised vist nihkuvad uude hooaega arvatavasti. Aga kooliga oleme olnud ikkagi väga aktiivsed. Kolisime kohe ühe nädalavahetusega e-õppeplatvormile ümber, mille ma ise ehitasin ja seal tegelikult tegevus on olnud väga aktiivne ja pole nii-öelda käed rüpes istunud üldse mitte ja ma olen ka andnud väga palju soololaulutunde nii-öelda virtuaalteel siis esmakordselt. Kuidas sulle tundub, kas virtuaalteel peetavad tunnid on sama head, kui on nagu päriselus peetavad või on vastupidi, võib-olla isegi veel paremad? Kusjuures nii-öelda grupitundide raames võib-olla nii-öelda see, loomulikult see ühtne grupitunnetus on ju klassiruumis hoopis teine, aga samas praegu oleme saanud teha mingeid selliseid ülesandeid või selliseid ägedaid tegemisi, mida nii-öelda rühmatunnis tegelikult koolimajas teha ei saa, et oleme saanud lasta filmida lastel väljas midagi ja olla väga loomingulised selles mõttes oma lähenemisega. Et see on natukene avanud uusi uksi meie õppele, aga nii-öelda soololaulutundides minu meelest nagu suurt vahet ei ole, et kas ma teen seda läbi arvutiekraani või siis koha peal. No Hanna-Liina, ju enne seda, kui sa ise alustasid noorte õpetamist, olid sa ju ise ka nii-öelda õpilane ja sa oled üks väheseid eestlasi, kellel on õnnestunud siis õppida Ameerikas ja seda siis lausa muusikalilaulajaks. Et räägi meile natukene võib-olla sellest ka täpsemalt, et kus sa õppisid ja kuidas see kõik välja nägi? Ja ma pean ütlema, et kui sellest juttu praegu tuleb, siis kui tuleb selline harras meeleolu, et ma räägin sellest siinsamas Viimsis, et kui see mõte mulle tuli, siis ma olin siinsamas Viimsis, käisin Viimsi keskkoolis, et minust peab saama muusikalilaulja ja ma lihtsalt leidsin kooli, mis asus juhtumisi Ameerikas, tema aadress oli midagi Broadway ja siis ma arvasin, et ju ma sinna pean minema ja siis käisin seal jah, nüüdseks juba väga ammu aega tagasi. Mis ma oskan öelda, kõik oli teistmoodi, inimesed olid väga teistmoodi, kultuur oli väga palju kiirem, kui siin Eestis me oleme harjunud ja pidi hästi kiiresti omandama seda sealset tempot. Aga nüüd, kui on sellest ajast läinud mõned aastad mööda, kuidas sa nüüd hindad eestlasi ja meie kultuuri, et kas me oleme siis jõudmas Ameerikale järele või vastupidi, järsku hoopis tükis oleme neist ees? Ja tegelikult me võiksime olla veel rohkem ees, kui me vähegi ennast kokku võtaksime minu meelest Eesti rahvana. Et ameeriklased on natukene võib-olla kokkuvõttes jäänud niimoodi oma mulli sisse väga kinni. Meie oleme ilmselgelt palju avarama silmaringiga ja võib-olla austame teisi kultuure ja tunneme huvi teiste kultuuride vastu palju enam. Ma ei tea, kas nii-öelda Ameerika meist kunagi mingit õppust võtab, ma väga kahtlen selles, aga ma arvan, et me võiksime oma väikse riigiga olla küll eeskujuks, just mis puudutab võib-olla looduskaitset näiteks või just seda
digielu, mis praegu selle virtuaalklubi näol ju väga hästi toimib tegelikult. Et ma ei tea, kas ameeriklased saaksid nii kiiresti sellise asjaga hakkama. No ja nädala alguses tuli ju häid uudiseid selle kohta, et eriolukord hakkab läbi saama ja elu hakkab pöörduma tagasi normaalsuse poole, et järsku siis oskad sa ka ette juba öelda meile, et milline saab olema siis Eesti muusikali ja kultuurielu siin järgnevatel kuudel ja järgnevatel aastatel? No, ma just rääkisin oma pianist Pia Paemurruga, et ma arvan, et nii-öelda tagasi normaalsusesse sellist asja ei ole olemas, kuna paljud asjad on võtnud kuidagi uue kuue selle ajaga ja see uus kuub on tegelikult väga hästi toimiv ja läheb ka edasi, nii et ma arvan, et ikkagi lähme kuidagi teistmoodi edasi. Et nagu kuskilt lugesin, et kodukontorid väga paljudel ettevõtetel võivadki jääda kodukontoriteks, kuna lihtsalt pole võib-olla vaja alati nii palju ressurssi kasutada. Aga muusikamaastikul ma arvan, et me lähme edasi niimoodi ettevaatlikult ja võib-olla kompaktsemalt ja ökonoomsemalt. Et võib-olla nii, ma ei oska öelda, suure pauguga kindlasti midagi kuskilt edasi, ma arvan, ei lähe. Selge. Igal juhul hea meel on tõdeda seda, et ikkagi läheb edasi ja läheb täpselt nii, nagu ta peab minema. Ja küsime sinu käest ka siis võib-olla selline kerge muusikaline soovitus siin järgnevaks nädalaks, et mida sinu arvates võiksid inimesed kodustes oludes nautida, milliseid artisti ja millist loomingut? No, ma tõin ühe plaadi kaasa, mis tegelikult harmoniseerub minu kleidiga, aga mitte ainult sellepärast, see on ansambel Miljardid. Ja kui ma töötasin Rootsis Göteborgi ooperis, siis ma jalutasin teatrisse ja teatrist koju ainult kuulates seda sama plaati korduse peal. See on eriti nagu kõrvaklappidega kuulamiseks võib-olla pigem. Ja ma ei oska öelda, selles on kõike. Avarust ja sellist, ma ei tea, maagiat. Et Miljardid, jah. Aitäh sulle, Anna-Liina, selle toreda intervjuu eest. Loomulikult aitäh sulle ka vahva muusikasoovituse eest. Meid tänases saates ootab ees veel ka näiteks Viimsi raamatukogu raamatusoovitus, aga sinna me veel jõuame. Nagu jõuame ka üsna pea juba väikese reisi teha meie Viimsi valla ühele saarele. Ja nagu juba lubatud sai, siis kindlasti räägime ka sellest kuulsast Kiirovi kalurikolhoosist. Aga praegu me paluksime Anna-Liinal meil taaskord rõõmustada meie kõiki muusikalisi meeli oma võrratu häälega. Mu kodu ei ümbritse metsikud mäed ja laaned ei valvada rahu. Mu kodu on väike ja minuga koos, mu pere ju siia vaid mahub. Mu pere ju siia vaid mahub. Mu pere jaoks ruumi on vaid. Mu kodu see põhjatud sood ja laaned ei valvada rahu. Nii väike on ta, et ma tihti ei tea, kas temast ma lauldagi tohin. Kas temast ma lauldagi tohin. Kas temast ma lauldagi. Kord aastas ta nurmedel viniloob pead ja nõrk on ta koskede kohil. Nii väike on ta, et ma tihti ei tea, kas temast ma lauldagi tohin. Kas temast ma lauldagi tohin.
Aitäh, Anna-Liina Võsa koos Piia Paemurruga, ja siin oli laul nimega Mu kodu. Viimsi vald sai käesoleval aastal 101 aasta vanuseks. Pisut noorem on aga paik, kus kohast on nii-öelda eetrisse läinud ka meie saated, ehk siis Viimsi raamatukogu. Nimelt on see raamatukogu asutatud 1920. aastal ja 19. ehk siis eelmisel aastal sai Viimsi raamatukogu täiesti uue näo ja sisu. Tõenäoliselt on tegemist mitte ainult Eesti, vaid Baltikumi ühe moodsaima rahvaraamatukogu keskkonnaga. Ja kui siin päris pikalt oli see projekt vaid paberil, siis lõpuks ikkagi sai see teoks ja enne eriolukorra saabumist sai raamatukogu töötatud või õigemini tööd teha avatuna 3,5 kuud ja selle aja jooksul juba võeti see vägagi hästi omaks meie elanike poolt ja väga palju inimesi käivad siin mitte ainult raamatuid laenutamas, vaid ka niisama ennast arendamas ja aega veetmas. Ja vaatame nüüd ka väikese video selle kohta, siis kuidas avati uus Viimsi raamatukogu, ehk siis 4. detsember aasta 2019 on nüüd videopildi vahendusel teie ees. Igal juhul 18 tunni pärast avab see raamatukogu oma uksed ja me soovime Viimsi raamatukogule, tema juhtkonnale, tema arhitektile, et sellele majale õnne ja et raamatud siia riiulisse siis igavesti jääksid. Aitäh! Tulge meile külla! Kas see, Tiiu, oli sinu unistus? See oli minu unistus, sellepärast, et Lennart käis tegelikult, tema viimane külaskäik oli Rahvusraamatukokku, Haruldaste kogusse. Tema meelis tegevus oli vanad ajalehed. Kas Viimsi vallal on nüüd Eesti kõige moodsam raamatukogu? Jah, ja ma arvan, et iga moodne raamatukogu, eriti Viimsis, väärib Lennart Mere kohalolekut. Et see on suur au sellele raamatukogule, et me sellise Lennart Mere kogumiku siis sellisel näol ja kujul siin saime. Oli põnev projekt teha kaubanduskeskusse moodne raamatukogu? No koos Tiiuga ja Soomes vaadates, kuhu nii-öelda moodsad raamatukogud lähevad, siis see võiks öelda, et on ainulaadne projekt ja ainulaadne raamatukogu Eestis ainsana kaubanduskeskuse juures, mis on kõige olulisem just nii-öelda valla jaoks, et raamatukogu kättesaadavust suurendada. See kättesaadavus siin selles kaubanduskeskuses ja selles asukohas, kus see kaubanduskeskus Viimsi paikneb, ongi kõige parem. Ja lisaks sellele kättesaadavusele see link laste ja noorte vahel, et on ju öeldud, et me juba nii-öelda oleme kaotamas nii-öelda lugemisoskust ja kõnelemisoskust, et seda enam on vajalik, et need lapsed raamatukoguga siduda ja tajuda seda, et mis on see raamat, et raamat on sõber ja raamat on vajalik ja see on, mis edasi viib, nii et selles mõttes on kaks kõige suuremat eesmärki siin väga kaunisti valmis saanud. Raamatukoguga koos kaasnev jätkuruum on ka ju noortekeskus. Nii ongi, et ega see ongi terve elukaar, et lastest noorteni, täiskasvanuteni ja siis loodetavasti pensionäridele ka, kellele kindlasti meeldiks siin käia lugeda, et see raamatukogu ongi mõeldud kogu elukaare jaoks ja siin on kõik võimalused selleks loodud. Nii et siin võiks veeta siis terved pikad päevad sisustades raamatute lugemisega, filmide vaatamisega, siin on kaunis 100-kohaline kammersaal, konverentsisaal, kus saab praegu teha kõige paremaid üritusi Viimsi vallas. Et mida põnevat Tiiu Valm raamatukogu veel pakub? On kõige väljendusrikkam, kõige arendavam teine korrus lastele, sest mul on see niisugune drastiline kontrast olemas eelmise kohaga, kus oli 9 ruutumeetrit laste jaoks. Väga kitsas, võib-olla õdus, aga kui meil on nii palju lapsi lugejaid ja kui me räägime laste huvide arendamisest ja nii edasi, siis ma ise püüdsin
loomulikult koos arhitektiga ja see on väga õnnestunud. Et kõik need pugemis, lugemis, nurgakesed, kohakesed, aga lisaks tehnilised võimalused. Tehnilised võimalused hakkavad koolist peale. Kui tullakse raamatukokku ja raamatukogus ei ole midagi interaktiivset, ei ole uusi tehnilisi vahendeid nagu 3D printer ja nii edasi. Ja tegelikkuses ma ju täna näen, see on meie oma töötajatele midagi väga uudset uudist, ka nemad õpivad seda. Aga teiselt poolt nende õpetuse kaudu võib-olla juhtub hoopis nii, et hakkavad lapsed neid õpetama, aga need tingimused täna on siin vähesel määral olemas. Maksimumi on veel natukene teed. Parem ja parim, mis siin raamatukogus on interaktiivne sein, see on ainulaadne Eestis. Vastust. Ma palun ühte võrdlevat vastust nii vallavalitsuselt kui raamatukogu juhilt kui arhitektilt. Kas me näeme mõne aasta pärast, et e-lugerid on asendanud kõik raamatud või miks selline päris füüsilisel kujul raamat teie arust ellu jääb? No ma arvan, et see paratamatult jääb ja see jääb just selle juurest, et mida varem ja mida rohkem selle raamatutega seotud olla. Kui lapsepõlvest juba tunda raamatut, tema lõhna, värve, fonte erinevaid ja kõike seda, teinekord võib-olla isegi ka mõnda surnud sääske seal vahel, et seegi paneb mõtlema, eks ole, ajale ja ajatule, et nagu seda e-lugerist ei leia, et raamat jääb kindlasti ja raamat on olnud pikalt ja on veel pikemalt edasi. No mina usun, et ka e-luger jääb, aga raamat teeb veel oma võidukäiku, et Viimsis kindlasti. Väga palju see sõltub ka meist, keskeal või meist nii-öelda lastevanematest, kuidas meie oma lapsi kasvatame ja kas me tutvustame neid raamatuga või me tutvustame selle e-lugeriga, et võtame vastutuse, et minu lapsed loevad raamatuid, kuid vahel reisil olles ka e-lugerist. Aga pooldan ise väga-väga raamatut. No minu vastus on väga lihtne ja teiselt poolt juriidiline, et see võitlus e-lugeri ja raamatu vahel on juba ära peetud. Et põhimõtteliselt see on juriidiliselt paika pandud. Hakkame sellest peale. Mida loetakse? Ikka rohkem ja rohkem uut ilmuvat kirjandust. Uus ilmuv kirjandus selleks, et laadida see e-lugerisse, see on ühe individuaalse inimese teema või teiselt poolt ostab raamatukogu mingi arvu litsentse. Ja see annab õiguse, et ma laenutan Mattiasele, ma laenutan Annikale ja laenutan sulle, Villu. Saavad need 5 või 10 litsentsi otsa, kõik rohkem seda laenutada ei saa. Raamat on jääv. Raamat peab rohkem vastu kui 10 laenutuslitsentsi. Vot niimoodi. Avati siis õigemini niimoodi arutleti siin 18 tundi enne raamatukogu avamist ja olemegi jõudnud ka selleni, et selle nädala raamatusoovitus tulebki meil kusagilt mujalt kui siit samast Viimsi raamatukogust ja äsja sai valmis Viimsi 101. sünnipäevaks pühendatud Tervitused Viimsist nimeline raamat. See on siis 200 leheküljenine vägagi ilusate illustratsioonidega ja piltidega nii tänapäevast kui ka aegade tagant vürtsitatud raamat, mille peategelaseks oled sina ise, kallis Viimsi elanik. Nii et kui on soovi selle raamatu enda riiulisse soetada, siis juba esmaspäevast taas avatud Viimsi raamatukogus on sul see võimalus olemas. Aga meie nüüd liigume saatega edasi ja kui eelmine nädal käisime Pranglisaarel ja rääkisime Taavi Lindholmiga, siis nüüd lähme tagasi Pranglisaarele, sest et lisaks Taavile on seal veelgi toredaid inimesi, nagu näiteks Külli Talmar, keda Viimsi rahvas teab aastaid Viimsi kooli huvijuhina ja paljude Viimsi kooliteatri etenduste lavastajana ja kindlasti saame rääkida ka Valdur Kahroga ja kuulda siis sellest, kuidas Prangli naised langevarjust pruutkleite õmblesid. Ehk siis on aeg vaadata, kuidas on Pranglisaare rahvas Viimsi sünnipäeva nädalat nii-öelda pidanud. Prangli rahvamaja uus juhataja Külli Talmar.
Küsime Külli käest, millised on siis Pranglis need kohad, kus suveüritusi saab läbi viia? Unustame hetkeks selle eriolukorra, aga suved tulevad meil ikka ja jälle. Et millised kohad on siis Pranglis? Ja no praegult olemegi siin täiesti suurepärase laulukaare ja Jaanitule platsi peal. Ja eks need suveüritused, kui on hästi palju rahvast, siis see ongi see kõige fantastilisem koht. Ja siis on Pranglis väga-väga ilus kirik. Ta on küll nüüd pisikene, aga kui nüüd jälle mõelda selle peale, et koorikontserdid, solistid, niisugune sinna sobiv muusika võiks ka seal olla ääretult ilus. Ja siis on veel vabaõhuüritustena muidugi Rahvamaja ja Rahvamaja terrass, kuhu saab ka panna, kus on hästi suur lava tegelikult ja kuhu saab panna nii vabaõhuetendusi, kontserte, kui ka siis samuti rahvatantsu ja muid tantsulavastusi tuua vaatama publikut, et suvel on ju siin rahvast palju, turiste on palju ja kohalikud inimesed on tõesti ka sellised, kes hea meelega tulevad ja saavad osa nendest toredatest üritustest. Mida sa soovid pranglilastele selleks suveks? Selleks suveks? Kindlasti seda, et turistid ikka tuleksid siia saarde, just oma Eesti inimesed, sest et väga paljud inimesed ootavad ikkagi turiste, sest et siin on suurepärased kämpingud, nagu siin kõrval oleme ja siin on veel neid ja nemad kindlasti ootavad hästi palju ja meie ka loodame, et saaks ikkagi üritusi teha, et on siis rahvast vähem, aga ikkagi üritused toimuksid. Viimsi vald 101. Mis tunne on viimsilane olla? No, minule meeldib suurepäraselt Viimsis olla, sest et mina olen käinud siin juba lapsest saadik, kuigi ma ei ole elanud, aga minu ema tuli tööle Kiirovi kolhoosi, siis kui Kiirovi kaluri kolhoos loodi. Ja ta töötas ateljees terve oma elu üle 35 aasta ja läks ära siis, kui ateljee kinni pandi ja tema oli see, kes viimasena ukse lukku pani ja võtmed ära andis ja ise ma olen elanud siin 27 aastat Viimsi vallas. Nii et minu jaoks on see tõesti olnud nagu ikkagi kodu. Väljast ilusti korda saanud siin vallavalitsuse ja heategevuse abiga samuti. Et uued katused ja värv ja kõik. Aga nüüd on aeg seest hakata tegema. See on palk seintega? Jah, see on palkidega. Palgid pidid olema kunagi Soomest toodud purjelaevadega. Mänd on meil veel siin alles jõuluajast, kuna muidu kirikuaeg hakkab kevadel ülestõusmispühadega jälle uuesti peale ja jõuludega lõpeb. Aga see aasta ei ole veel kiriku hooaeg peale hakanud selle eriolukorra tõttu. Tegelikult võib lugeda kõik saare inimesed koguduse liikmeks. Kui on jõuluõhtu, siis on nad kõik siin, eks ole. Selle kellukesega anti siis pumpajamehele märku, et enne mängimise aega pidi tuule üles pumpama. Kelluke on täitsa alles ja töökorras seal. Ja et see on meil ka sügisel ja kui jõuluaeg ja niiske on, siis kipub tõrkuma, aga kevadpäiksega hakkab jälle tervet. Eks kui sa oled siin sündinud ja kasvanud, siis igale ühele meist on oma kodu armas. Kui siin on võimalik elada ja leiba teenida ja perekond luua, siis on ju kõik hästi. Mida sa sooviksid, et Prangli heaks tehtaks, et Viimsi vald teeks Prangli heaks? Et need soovid, mida sa praegu ütlesid? Jah, eks sadam on meie visiitkaart, et eks sadamas oleks vaja korrastustöid teha ja samamoodi siin kiriku sees. Kirik vajab sellist remonti. Ja tee muidugi ka, Lääneotsa tee on auklik, mis vajab remonti. Aga ma saan aru, et need asjad on kõik vallavalitsusel plaanis, nii et lihtsalt tuleb natuke vaadata. Mis lennuk ja millal see siia Prangli saarele siis kukkus? Ja sõja ajal siis, kui olid õhulahingud siin Prangli kohal, siis Saksa lennuk kukkus siia Pranglisse alla.
piloot ise tahtis muidugi niimoodi, et ta hüppab ise Langevarju alla, kui ta pihta sai, et laseb selle lennuki nagu prangist üle ja kukuks merre, et mitte ei kukuks külasse, aga siis ikkagi hüppas Langevarju alla, kukkus siia ikkagi metsa ja siin oli suur auk, kui ma väike poiss olin. Ja lennuki juppe oli ümber ringi täis ja ma arvan, et iga mehe kuuris on siiamaani lennuki juppe, küll velgesid ja alumiiniumtükke, tiivast või kust iganes. Hästi võimas mootor, siin on graveeritud peale, mis tema täpsed andmed, see lennuki andmed on ja siis piloot jäi ellu, kohalikud kalurid viisid oma paatidega mandrile ja andis siis meestele selle eest oma langevarju, et millest kohalikud naised olevat teinud pulmadeks pruutkleidid, siidi langevarju, valge. Kui juba moest hakkasime rääkima ja siidist pulmakleitidest, siis on siia lauale tekkinud ka päris põnevaid selliseid moeaksessuaare. Kindlasti on nii mõnigi ennast mõttelt tabanud, et mis nüüd siis, et Sarapuu tuleb kapist välja ja hakkab naise kingasid kandma. Ei, need asjad on siin tegelikult ühe teise põhjusega. Nimelt meie saates on aeg siirduda meie viimase külalise juurde ja ühtlasi Viimsi ajaloo ühe kõige suurema ja olulisema peatüki juurde, ehk siis Kiirovi kalurikolhoosi juurde, mille meenutamiseks valmib Rannarahva muuseumil tänavu näitus Kiirovi kalurikolhoos 70 ja sellest juba pajatab meile Rannarahva muuseumi juhataja Janek Safranovski. No nii, kuna hakkame rääkima sellisest väga omapärasest ajastust, siis võib-olla olekski praegu paslik öelda, et siin Haabneeme, siin Viimsi raamatukogu. Kuidas te kuulete meid, Rannarahva muuseum? Muuseum, kuuleme hästi. Suurepärane. Janek, hea meel on näha sind meie saate külalisena ja sinuga me nüüd räägimegi tõepoolest sellest kuulsast Kiirovi kalurikolhoosist, mis omal ajal oli vaata, et üks tähtsamaid ettevõtteid pea et 1/5 maismaal elavatest inimestest, ehk siis NSV Liidule. Milles seisnes see Kiirovi kolhoosi fenomen ja kuidas see üldse kõik alguse sai? Kiirovi kolhoos iseenesest sai alguse siin samas minu selja taga olevas saalis, mis tol ajal oli kool, ainuke Viimsi suurem saal ja 1950 tulid siia kokku 200 inimest, kes selles samas saalis asutasidki Kiirovi kolhoosi ja sellepärast me tegime ka selle näituse. Hiljem juba 15-20 aasta pärast oli sellest majandist saanud selline tõeline staar kolhoos ja eluolu oli väga hea, ehk siis Eesti rahvale eelkõige ju sümboliseeris Kiirov sellist jõukust, kolhoosnike heaolu, ülejäänud Nõukogude Liidule sümboliseeris ta sellist kõrget efektiivsust, alati kõige eesrindlikumad tehnoloogiad ja sellised kiired reageerimised mitte ei turule, aga ütleme siis tollaegsele plaanimajanduslikule süsteemile. Nii et Kiirov oli ühtedes tekitas kadedust, teistes austust ja kindlasti Viimsi rahva tõi Kiirovi kolhoos sellest koledast nõukogude ajast läbi ikkagi sellisel kuldkandikul. Ja meie oleme siin... Just tahtsingi küsidagi su käest, Janek, et mille poolest siis erines ikkagi see Kiirovi kolhoos teistest analoogsetest ettevõtetest, et ta tegigi meid nii-öelda siis nii palju teistest hinnatumaks. Kas oli see, et me mõtlesime teistmoodi? Kas me olime nii-öelda nagu tolle aja kohta välismaa või oli see ikkagi selline ehe eestlaslik töökus ja jonnakus? Ma arvan, kui rääkida Nõukogude Liidust, üldiselt siis me ju teame, et Baltimaadel läks paremini ja miks läks paremini, selles ei ole kahtlust. Kultuuri tase ja taust oli all palju tugevam ja kui niiviisi filosoofiliseks minna, ega siis kultuur ju hoiab üleval majandust, mitte vastupidi, ehk siis kui kultuur on kõrge, siis saab ka täiesti sukst ebamajandustest ja kriisidest üle, nagu ka tänapäeval, muuseumid on lahti, siis läheb kõigil varsti hästi. Ja see oli siis juba selline Eesti ja Baltikumi eelis, aga omakorda nüüd Eesti sees, millised olid need sellised eelised, miks ta ka Eestis kõige tuntum oli, seda me olemegi üritanud nüüd otsida ja nagu ajaloos tõdesi ei ole, siis meie oleme ka proovinud nende tõdedele lähemale
hiilida ja sellele pidevat otsimist teha läbi siis selliste algallikute nagu kiirovlaste mälestuste. Nii et meie näituse selline kandev osa on kiirovlaste mälestused, mis meil siin jooksevad seinte peal erinevates teemades. Ja me tegime ka ühe treileri sellise, mida me esitleksime, et siis saada nagu natukene sellest osast aimu. Ja, vaatame selle treileri ära. Kuulja tegelikult Elvi, ega nad kui siia tulid, ega nad siis olid ju ka ikkagi, Elvi ise ütleb, et on öelnud ikka ja Unakuul ka, et nad elasid ikka väga, väga vaeselt algul. Paari straalimine tuli hiljem, tuligi 50. aastate keskpaigas. Lätlased, leedulased tegid seda samast asja ja Leningradi, ütleme, laevastik, eks ole, kalalaevastik. Nad kõik püüdsid tol ajal juba paaris püügis bioloogiliste traalidega. Nii et see oli tol ajal värskelt tulnud uus püügiviis, eks ole, ja see oli efektiivsem, igatpidi efektiivsem, eks ole. Siin Kiirovit saadi rohkem palka küll, aga tehti paremat tööd. Tähendab, püüti paremini, püüti rohkem, eks ole, laevad olid paremas korras, eks ole. Vastuseis sellele konservitsegi loomisel, see oli ju tohutu suur, sest see oli täiesti uskumatu asi, mingisugune kolhoos kuskil ja veel kuskil. Suure Nõukogude Liidu tahab nüüd kalatööstust luua. Siis hakkas aega mööda nagu minema seeriasse, see liinide lugu. 86. Ütleme niimoodi 10 aastaga jooksul tähendab, 86. väljus laevaremondi baasis seeria numbriga 100. Mulle eriti meelde jäänud, et ju kogu aeg käisid meil külalised. Igasugused tähtsad tegelased sealt kapitalistlikest riikidest ja siis selgitati, mismoodi meil see majandamine siin käib ja siis ütles Klausenile, et vaat siin ma saan küll aru, mismoodi majandus toimib, aga kuidas teie riigis see on, sellest ma ei saa aru. Mis ma Kiirovi kohta võin öelda? Piitsa ja päranikud saime, piitsa ja päraniku lugu oli siin väga kõvasti sees. Aga piits oli terav kusagil mujal, aga pränik oli ilmaskui ausa. No nii, selline päris põnev treiler ja tõepoolest, nagu juba vanasõna ütles, et oma silm on kuningas, siis tasub külastada seda näitust, mis siis juba üsna peavad oma uksed Rannarahva muuseumis, õigemini siis Viimsi kooli ruumides. Aga Janek, tuleme ikkagi tagasi selle Kiirovi kolhoosi juurde ja ei olnud ju ainult Kiirovi kaluri kolhoos ja kala omavahel seotud. Tegelikult ju sealt kõrvalt tehti päris mitmeid muidki põnevaid asju, nagu näiteks sellised stiilsed moekingad. Need ei ole ei Lagerfeldi ega Christian Diori moemajast, need on tulnud, ma isegi nüüd ei oska siit välja lugeda, IKM 1422B näiteks, selline omapärane disaineri nimi. Ja muudki põnevad asjad, et kuidas see elu siis tol ajal lisaks nagu töötegemisele välja nägi ja mis on muutunud nüüd siin aastatega seoses nüüd uue ajaga ja Viimsiga üldse? Võib-olla kokkuvõttes ikkagi on kalada kõik seotud. Näiteks see sama king, mida näitasid, puidutööstus arenes välja kalakastide tootmisest. Suveniire hakati tegema tänu sellele, et oli metallitööstus ja oli plekitööstus kalakonservi karpide tegemiseks. Kõik need kõrvaltööstused, mis olid kokkuvõttes väga kasumlikud, olid kaudselt ikkagi seoses nagu kalaga ja omakorda, kui nüüd võtta Kiirovi selline äriedu, siis iseenesest äriedu oli just nimelt see konservitööstus ja kalakombinaat. 3% moodustas püük ja 2/3 niiviisi väga julmalt öeldes siis ülejäänud ja eelkõige kalakombinaat, aga need ülejäänud tööstused olid kõik väga teravmeelsed ja hästi majanduslikult läbimõeldud ja hästi kiiresti reageeriti, kui oli hea karusnaha hind, siis kasutati kalajäätmed karusnahkade tootmiseks, kui olukord muutus. Mitte turul, aga ütleme, et siis plaani majanduslikes hindade määramisel nii edasi, siis hästi kiiresti reageeriti, nii et väga kiire analüüs ja rutakas tegutsemine. Kui nüüd võrrelda jälle tänapäevaga, siis inimesed, kes meil on käinud siin mälestusi jagamas, on väga objektiivselt öelnud,
loomulikult kasutati ära seda süsteemi, milles oli Nõukogude Liit ja elati ju selle arvel, et kui midagi hästi teha, siis igast asjast on puudus, eriti söögist, mida siis täideti selle kalaga. Ja ma arvan, et kui sai see Nõukogude aeg otsa, siis oli ka täiesti loogiline, et sai otsa Kiiro. See on minu arvamus. No, vaata, öeldakse, et kõik uus on hästi vanastatud vana ja kui tänapäeval on moodi läinud igasugused erinevad peekonilõhnalised sokid ja asjad, siis tõepoolest omal ajal Viimsis kalakastides tehti kingi. Nii et mood on korduv nähtus. Aga aitäh sulle, Jaanek, selle vahva pajatamise eest, et mis siis oli teistmoodi siis, kui Kiirovi kalurikolhoos oli oma nii-öelda tipus ja televaatele, mis muud teadmiseks, et tõepoolest tasub külastada seda näitust ja miks mitte võib-olla, vanemad inimesed saavad siis natukene võib-olla nostalgiat seal enda jaoks taaskord heietada ja noored võib-olla leiavad mingit inspiratsiooni selleks, et tulevikus midagi põnevat korda saata. Aitäh veel kord, see oli meil Jaanek Safranovski ehk siis Rannarahva muuseumi juhataja. Ongi tänane saade jõudnud nii kaugele, et hakkame vaikselt asju kokku pakkima, võtan räime konservi kaasa, lükkan uhke kinga jalga ja hakkan tasapisi kodu poole astuma. Aga enne veel tuletan meelde, et juba järgmisel neljapäeval ehk siis 21. mail oleme taaskord siit samast Viimsi raamatukogust otse eetris meie järjekordse saatega. Ja siis me räägime raamatukogu juubelist, samuti Eesti purjetamistreener number 1, Rein Ottosson on meil külaliseks ja palju muudki põnevat. Panen südamele sulle, kallis televaataja, ka seda, et kui sul on mõni huvitav ettepanek, keda võiks saatesse kutsuda või miks mitte, kui soovid ise tulla saatesse juttu rääkima või soovid mingit ideed meile pakkuda, siis võtta meiega ühendust viva.festival@viimsivv.ee. Videoid saab vaadata järele meie Facebookis ja ka Instagrami televisioonis ning YouTube'i kanalil. Mina, Erki Sarapuu, tänan vaatamast, ootan juba põnevusega järgmist neljapäeva ja saadet jääb lõpetama meil vägagi omapärane muusikaline üllatus. Tervitusi sulle ja su perele. Jutustan, kui saatus viis mind merele. Kaunil rannal, seal kus tõuseb päikene. Ootas mind seal kord mu elu õieke. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei saa enne alla anda, kuniks jõuan Viimsi randa. Tuksadi tuksub minu põueke, eemal maja, millel ümber õueke. Küllap juba ootab mind seal õieke, et ma nopiks ta ja võtaks endale. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei saa enne alla anda, kuniks jõuan Viimsi randa. Kloppadi koputan ma aknale, õie lase mind nüüd enda kõrvale. Kaugus kurat siit sa hulkur tühine, muidu puureb sind mu armas koerake. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei saa enne alla anda, kuniks jõuan Viimsi randa. Tilkadi veesistab mu silmake, on elu julm ja liiga ebaõiglane. Meri siin lähen heidan ennast laintesse, võilen hoopis madrusena merele. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei saa enne alla anda, kuniks jõuan Viimsi randa. 16 aastat pühendasin merele,
16 aastat mõtlesin vaid õiele. 12 kullast raha panin kõrvale. Küllap sobin nüüd ma hästi temale. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei saa enne alla anda, kuniks jõuan Viimsi randa. Kloppadi koputan taas aknale. Sama maja, sama ilus aiake. Jälle sina siin, sa vana segane. On õiemaja siit ju alles järgmine. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei saa enne alla anda, kuniks jõuan Viimsi randa. Koputan siis teise maja aknale. Kas õie siin ma tema armas peiuke? Liiga hilja küsid õie järele. Ta 16 aastat tagasi läks merele. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei saa enne alla anda, kuniks jõuan Viimsi randa. Oiadi, oigan mererannale. Miks saatus kohtleb nii kahtkena inimest? Eemal merel sõidab valge laevuke. Sealt kostab hääl, mis kuuluda võib õiele. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei saa enne alla anda, kuniks jõuan Viimsi randa. Suure hooga torman otse meresse, et uida oma õie juurde laevale. 12 kullast raha kukkus meresse. 16 aastat elu sinna järele. Limpadi-lompadi rannaliival kõnnin nii, kui jalad viivad, ei